olid lihtsalt kõige kallimad ja tavaliselt kunstnikud üritasid ilma nendeta nagu läbi saada. Ja mina, kes ma tõesti alati naudin seda vetruvat lõuendit, et kui sa tunned, et sul just see, mida õpetaja ei saagi õpilasele õpetada, seda lõuendi paindlikkust ja siin seda absoluutselt ei ole. Isegi krohvsein on sõbralikum, sest krohvsein võtab endasse värvi sisse ja ta on inimlik, aga kilekurivaim see ei kõlba maalimiseks. Ja see lugu, tahan öelda, et siin ei ole tähti puudu, et siin ongi meil üks selline, ütleme, Ane või luigelaulu lugu, et see vana piilupardi muinasjutt, kui sa elus seda ikka paratamatult alati näed, kuidas kiputakse rongijuhiks ja sõidetakse kraavi, ja siis tuleb see kordumine meelde, et kõik siin ilmas kordub ja õppust ei võeta. Ja see on Tartu kinnine lugu ühest õnnetust pardisõidust. Ja see siin nagu on fraas Veneetsia biennaalil. Siin ongi üks niisugune seeria nüüd väljas nendes Veneetsia biennaali fraaside. See on ikkagi põhiliselt nagu minu lähenemine ja et see on nagu ikkagi minu nagu töö. Et ta nagu praegust jääb nii, nagu ta on, et mul hakkab juba ta nagu valmis saama ja et vasti hakkan nagu neid teipe siit ära võtma, et siis võib alla kirjutada. Üldiselt see on muidu päris huvitav üritus minu meelest, et nagu see lähendab kunstnikke ja päris huvitav.
see taastatud. Ma ütlesin, et Giacometti ateljee tähendab taastatud. Ja pani pealt sellele värskele tööle sõrme peale, siis ma pean seda restaureerima siin. Selle pildi nimi on Kahekõne, see on minu varasema perioodi figuur ja see on natukene niisugune hilisema perioodi ja nad omavahel arutavad siin minu sees.
ja nüüd on nad ka siin seina peale tehtud. Räägin selle näituse tekkeloost, et see töö, minu töö on ka nüüd sellega seotud otseselt. Et alguses ei olnud ju see seina peale maalimine nii kindel ja ma oleks ise ka hea meelega võib-olla tahtnud hoopis seina peale maalida. See projekt nagu muutus ja tekkis see uus idee, et siis ma jäin selle juurde, et teen sellise väikese kokkuvõtliku töö, kus kasutatakse ära alles jäävat nii-öelda prügi, et iga tegevus, ka maalimine siis toodab mingis mõttes jäätmeid. Siin olid siis konkreetselt need maha pandud papid ja maalriteibliribad, mis siis ära võeti. Ja osaliselt sai nüüd valitud autoritelt välja mingid ilmekad jupid, kus nende pintsilöögid peal on ja siis nendest moodustatud suhteliselt kiiruga viimasel päeval selline väike kollaaž, kus on siis lisaks kasutatud maalri maailmast värvitabeleid. Aga nüüd on just seda akrüülvärvid, nendega saab ruttu teha, nendega võib suure pildi teha, pool see maja täis, kui tahavad tarvis on. Ja see on niisugune omamoodi lõbus töö. Ja ega minul niisuguste asjade jaoks nagu siingi selle juures on erilist kavandid ei olnudki. Ma mõtlesin natuke läbivalt, et see teema ja märksin endal niimoodi üles nii natuke ja siis hakkasin peale. Ja töö käigus läheb see asi nii kaugel, et ta näed juba, mis hakkab tulema, tead, siis kasutan neid ära, kõik need võimalused, mis mul on olnud. See on niisugune asi, et niisugune range rehkendamine ja arutamine selle asja juures, seda ma ei taha, et minu arutakse, minul palju nõuandjaid oleks. Ma tahan lihtsalt teen ta ära ja on ka klaar. Nii et selles mõttes on niisugune kompositsiooni leidmine ja seda on huvitav selles mõttes, et ma ise mängin seal juures, niisugune mäng on selle asja juures. Vaata, et mõni plekk või on tarvis sinna, siia on üks plekk, tarvis siia on teine plekk, sinna tarvis tekib kas see nüüd mõte kohe, et aha, seda täidab selle pildi ära ja ükskõik mis teema, see pole tähtis.